Arvuhulkade märkimine arvteljel. Vaatame selles videos, kuidas märkida arvuhulki arvteljele. Võtame esimeseks arvuhulgaks piirkonna -3-st 7-ni. Nüüd, kuna mõlemad sulud on kandilised sissepoole ja sissepoole, siis see tähendab, et mõlemad arvud, nii -3 kui ka arv 7, kuuluvad antud hulka ja joonisel ma märginud otspunktid kandiliseks. Ma panen otspunktid joonisele ja siis kandilised otspunktid ja me võime piltlikkuse pärast viirutada ka selle sisemise osa, sellega me näitame neile, kes vaatavad meie joonist, et me räägime sellisest piirkonnast, mis võtab alguse -3, lõpeb arvuga 7 ja nüüd sinna piirkonda kuuluvad nii kõik arvud siit vahelt kui ka ise otspunktid -3 ja 7. Selle me lugesime välja siit sulgudest kandilised sissepoole sulud, seda ütlevad meile. Vaatame järgmist nüüd hulka. Kuna esimene kandiline sulg on sissepoole ja teine väljapoole, siis arv 3 kuulub antud hulka ja selle otspunkti märgin joonisel kandiliselt. Ja nüüd kuna arv 10 ei kuulu antud hulka, siis ma märgin joonisel ümaralt niimoodi kaarega. Jällegi on tavaks tihti seest viirutada või värvida, sellega me näitame, et me räägime arvude hulgast ja meie hulk nüüd koosneb arvudest, mis võtab alguse 3-st kuni 10-ni, kõik arvud siit vahelt, kõik reaalarvud siit vahelt ja siis arv 3 kuulub sinna hulka ehk kandiline ja arv 10 ei kuulu. Meil on siis vastavus joonisel ja tähistusel. Kandiline siin joonisel näitab meile ka hulga tähistuse juures see kandiline sulg ja kuna kaarega meil märgitud joonisel, see tähendab, meiega peame tähistuste juures sulu panema väljapoole, kandilise sulu väljapoole, et see käib ka käsikäes, et mõlemad tähised ütlevad, et arv 10 ei kuulu meie arvu hulka. Nüüd järgmine piirkond, kuna esimene sulg on väljapoole ja teine sulg on sissepoole, siis arv -4 ei kuulu antud hulka ja selle otspunkti märgin jooniselt ümaral. Ja nüüd, kuna arv 6 siis kuulub antud hulka, ma märgin kandiliseks. Me võime seda tegelikult piirkonda kirja panna ka niimoodi, et meil esimene sulg, mis ütleb, et ei kuulu, võib olla ka ümmargune, et -4 kuni siis 6-ni kaasa arvatud. See on täpselt sama tähistustega, et kasutatakse nii ümmargust sulgu kui ka kandilist väljapoole. Mõlemad meile ütlevad sellest, et arv -4 iseenesest ei kuulu meie reaalarvude piirkonda -4 kuni 6-ni, vaid 6 kuulub sinna hulka. Jällegi me viirutame, see on hea tava, see on palju piltlikum, siis me näemegi kohe, mis piirkonnaga on tegemist. Ka graafiliselt. Jätkame järgmise piirkonnaga. Nüüd mõlemad sulud on väljapoole, siis me teame, et ükski arvudest ei -1,5, ei 20 ei kuulu antud hulka ja joonisel algul teeme arvtelje, nüüd arvud märgime ja joonisel ma siis märgin otspunktid ümaralt ja jälle seest siis viirutan ja seega me teame, et otspunktid ei kuulu, meil on tegemist arvu hulgaga, mis võtab alguse -1,5 siit otsast, aga -1,5 arv iseenesest ei kuulu hulka. Seda kirja võib panna ka niimoodi, et sulud on ümmargused, see kannab täpselt sama informatsiooni meile, et mõlemad otsad ei kuulu. See sõltub autorist, õpikutest, aga mõlemad tähised kannavad sama infot, et otsad ei kuulu meie reaalarvude hulka. Järgmine piirkond, kuna kandiline sulg on arvu 1 juures ja sissepoole, siis arv 1 kuulub antud hulka ja joonisel märgin selle otspunkti kandiliseks. Nüüd pluss lõpmatuse korral jätan otsa paremale poole lahtiseks
kuna me ei saa seda märkida ja viirutan jällegi siin seest ja selline pilt ütleb meile, et meil on tegemist reaalarvude hulgaga ühest lõpmatuseni ja arv 1 on ka selle hulga element. Sellest meile ütleb kandiline sulg sissepoole. Me võime ka kirja panna lõpmatuse juures ümmarguse sulu ja see kannab sama infot, et ots ei kuulu, aga loomulikult, kuna seda viimast arvu me ei saa leida, siis ka sulg väljapoole. Lõpmatuse märgi juures alati sulud kas ümmargused või siis kandilised, aga väljapoole. Niimoodi. Järgmine piirkond, nüüd kuna kandiline sulg on arvu -10 juures väljapoole, siis arv -10 ei kuulu antud hulka ja joonisel märgin selle otspunkti ümaralt. Ja pluss lõpmatuse korral meil on jällegi sama põhimõte, et me jätame otsa lahtiseks, me näitame näiteks viirutamisega või siis värvimisega, et meie piirkond on lõpmata piirkond ja siin sees on või sinna kuuluvad kõik arvud -10 lõpmatuseni, aga arv -10 iseenesest sinna hulka ei kuulu. Sama ma võiks panna ka ümmarguste sulgudega -10 kuni lõpmatus. See kannab täpselt samasugust infot. Et see on siis meie piirkond ja see on selle graafiline esitus. Järgmine piirkond, nüüd kuna sulg arvu 0,8 juures sissepoole, siis arv 0,8 kuulub antud hulka ja joonisel loomulikult ma märgin seda kandiliselt. Ja nüüd miinus lõpmatuse korral jätan siis otsa vasakule poole lahtiseks. Selline graafiline esitus ütleb, et meil on tegemist arvu hulgaga, mis võtab alguse miinus lõpmatusest, lõpeb arvuga 0,8 ja arv 0,8 on selle hulga oma. Seda me loeme nüüd graafiliselt siit välja, kandiline, ja siis ka sulg siin tähistuste juures on kandiline sissepoole. Samasuguse tähenduse omab ka kiri ümmargune sulg miinus lõpmatus kuni 0,8. Et lõpmatuse juures ma võin panna siis sulu ka ümmarguse sulu, sest tähendus on sama. Kas ümmargune sulg ütleb, et element ei kuulu või siis kandiline sulg väljapoole ütleb, et element ei kuulu. Ja loomulikult miinus lõpmatuse korral me ei võigi teada, mis see viimane arv on, sellepärast alati lõpmatuste juures on sulud kas kandilised väljapoole või siis ümmargused. Mitte kunagi ei tohi panna sulgu, mis ütleks, et lõpmatus kuulub meie hulka. Viimane piirkond, kuna kandiline sulg on arvu 100 juures ja see on väljapoole, siis see ütleb meile kohe, et joonisel me märgime selle otspunkti ümaralt ja nüüd miinus lõpmatuse korral ma jätan loomulikult vasaku poole otsa lahtiseks, viirutan seest, et näidata, et tegemist on arvu hulgaga, niimoodi on piltlikum. Ehk siis sama kirja me juba teame, me võiksime kirja panna ka ümmarguste sulgudega miinus lõpmatus kuni 100 ja loomulikult ümmargused sulud alati meile ütlevad seda, et otspunktid ei kuulu meie hulka. 100-ga on selge, et see on öeldud, et ta ei kuulu juba siin ja tuletan meelde, et lõpmatuse korral alati me kasutame sulgu, mis ütleb, et ei kuulu. Kas siis ümmargune või siis kandiline, aga väljapoole. Võtame öeldud kokku, me selles videos vaatasime, kuidas siis märkida piirkondi, reaalarvude piirkondi teljele, nii et kuidas me suutsime neid siis esitada graafiliselt. Kui esitame graafiliselt, peame olema väga tähelepanelikud ja ettevaatlikud just otspunktidega, kas meie otsad kuuluvad hulka või ei kuulu.